Vaatan, et Tõnu Hendriksoni kostüüm on ka vahetunud, oli ta ju Valgevene koondise rüüs ennem eelsõiduaegu, kuid nüüd on ikkagi traditsioonilises Eesti koondise ürbis. Ja nüüd tähelepanu, palun peatage masinad. Please stop the machines. We have few minutes left. Palume publikult vaikust. Ja kui sõit stardib, siis meeletut lärmi, sellepärast et on vaja oma toetust ju jagada. Siin on kogu Eesti sõudeeliit praegu väljas. Meie kõik tippmehed, välja arvatud Jüri Jaanson, kes keskendub treeningutele. Sit ready. Attention. Ja põnevusetendus on alanud. Start oli edukas. Kõige võimsamalt alustab Andrus Sabin nagu eelsõiduski. Loomulikult Tõnu Hendrikson ei jää passima ja on kohe viiendal veel Sabinil ikkagi kratist kinni võtnud. Liiguvad nad võrdselt. Vaatame, Allar Raja on hetkel kolmandal, neljandal positsioonil ja koos Andrei Jämsaga nad üsna võrdselt liikumas. Tõnu Hendrikson liigub praegu tempos 2.44 ja natukene alla. Ja tema vahe praegu Andrus Sabiniga on 4 meetrit, kuid see hakkab kohe-kohe ka jõudsalt kasvama. Ja teiste konkurentidega eelkõige Raja ja Jämsaga 6 meetrit. Seejärel Artur Maier üsna heal positsioonil koos Vladimir Latiniga. Kaspar Taimsoo on jäänud juba 20 meetrit liidritest ja see vahe on juba väga suureks kärisenud. Ei ole seda teravust täna, paistab Kasparil koos Prosvirniniga nad seal liiguvad. Aga mind augas Beljauskas on ka koos nendega ja Hendriksoni edu on praegu lähima liidri Raja ees 6-7 meetrit, jäänud 550 meetrit kõigest. See tähendab pool võistlusmaad, kes keda, kõik staarid on kohal. Ja eeldatav aeg ikkagi sinna 2.44 alla hetkel ja Allar Raja hakkab nüüd Tõnu Hendriksoni ohustama. Siiski mitte veel kindlalt seda ei saa väita, kuid 400 meetrit on jäänud. Me teame Hendriksoni väga võimast lõppu tavaliselt ja vaatame, mida ta täna suudab pakkuda. Igastahes vahe lähima jälitaja Rajaga on 6 meetrit, jäänud on ligi 300 meetrit veel, mis tegelikkuses on ju päris pikk võistlusmaa. Ja siin võib üht-teist veel sündida. Andrei Jämsa kaotamas Rajale 5 meetrit, Hendriksonile 12 meetrit. Mis hakkab toimuma? Jäänud on 200 meetrit veel. Publikut ei kuule, toetagem omasid. 200 meetrit on veel jäänud. Tõnu Hendrikson juhtimas ja Allar Raja ees on see edu püsinud stabiilsena 6 meetrit. Ja nüüd, kus 150 meetrit on jäänud, on see edu ikkagi 6 meetrit. Olümpiahõbe on juhtimas. Olümpiahõbe Hendrikson juhib Allar Raja ees. Jäänud viimased 100 meetrit. Väheb isegi 70 meetrit, kohe on 50 meetrit ja 5-meetrine vahe püsib. Ja kas Tõnu jõuab? Ja meil on teada võitja, aplaus Tõnu Hendriksonile. Ta jääb oma tulemustele oluliselt alla, on need olnud 3-4 sekundit paremad, kuid 2.45,1 tagab siiski esikoha, lihtsalt see võit ei tulnud. Teisena Allar Raja 2.45,6 sõudekeskus Kalevist ja kolmandana lõpetab siis selle finaali ja suurepärase tulemusega Andrei Jämsa tulemusega 2.48,7. Paarisaaru neljapaadil tulemus 2.48,7 andis temale siis kolmanda koha. Hõbemedal Allar Raja, sõudekeskus Kalev, treeneriks Mati Killing, kes on ka tänavuse pronksise eduka kahepaadi treener ja Allari tulemuseks 2.45,6. Ja nüüd mu daamid ja härrad, hea meel on kutsuda poodiumi kõrgemale astmele tänase päeva absoluutne võitja Tõnu Hendrikson. Olümpiahõbe ise on teie ees ja tulemusega 2.45,1 ehk siis üsna napilt see võit tuli Allar Raja ees, on tema võitnud kuldmedali ja loomulikult ka sponsorite
eriauhinnad ja Tõnu Hendrikson siis kuldmedalist. Ja muuseas, see on Tõnule 3. alfavõit üldse, sest läbi aegade on siin olnud väga tõsised konkurendid talle. Räägime siis Pavel Šurmeist, räägime Adam Creekist ja nii edasi ja nii edasi. Tõnu, järjekordne võit alfavõistlustel on tulnud. Mida esimesena võid öelda peale finišit? Raske võistlus, väga vihane võitlus oli täna. Et esimest korda ma tundsin, kus kodus konkurendiga väga külmalt on kandadel astuma hakanud. Su isiklik rekord jäi küll mõne sekundi kaugusele, aga tundus, et kontrollisid täna sõitu päris kindlalt. Ei, sõit oli kontrolli all küll, jah, aga lõpp oli väga raskeks läks tegelikult. Et detsembris siin tegin ise kontrolli sõite, enam 2 sekundit kiiremini sõitsin, aga eks treeningutest on lihased väsinud ja eks see mõjub. Nii, ja mis on edasised plaanid? Edasised plaanid on Eesti meistrivõistlused kontseptil, see on veebruari keskel, siis suusamaraton ja siis juba vee peale laagrisse. Aitäh!